Punkt 7. Tartu linna liiklusohutusprogrammi 2016-25 koostamise algatamine. Ettekandjaks abilinnapea Valvo Semilarski. Palun. Austatud volikogu esimees, head volikogu liikmed. Teie ees oleva eelnõu raames siis palub Tartu linnavalitsus luba liiklusohutusprogrammi koostamise algatamiseks aastate vahemikul siis 2016-2025. Ja materjali juures võiks lisada kommentaariks nii palju, et miks nii pikaks perioodiks, kuna senine oli siis 2011-2016, senine liiklusohutusprogramm, mis täna on kehtiv, ja mõte on selles, et täna on vastuvõtmisel ka riiklik liiklusohutuse programm ja selleks samaks perioodiks, nii et tark oleks siis Tartu oma liiklusohutusprogramm nagu ühildada rahvusliku ehk siis riikliku liiklusohutusprogrammiga. Ja teie ette on toodud välja siis terve rida tegevusi, mida see antud programm peaks siis sisaldama ja etteruttavalt võin öelda nii palju, et aasta algul on planeeritud kokku panna töörühm, kes siis paneb püsti nii-öelda lähteülesande selleks, et töö siis hanke korras tellida ja viia see siis läbi ja arutada ja igal juhul, et kui kellelgi on soov ja tahtmist seal kaasa lüüa, siis arutelule osalemine on teretulnud. Ja oli ka komisjonis küsimusi, et kuidas on tänane liiklusohutusprogramm ja tema realiseerimine kajastatud ja millisel tasandil antud tagasisidet, siis vastus sellele on, et jooksvalt on liiklusohutusprogrammi raames tehtud tegevused kajastatud iga-aastastes linnamajandusosakonna aastaaruannetes ja samamoodi on ka tegevused sisalduvad Tartu linna majandusaasta aruandes, aga küll ei ole nad nii-öelda lopi all ehk siis liiklusohutusprogrammi all eraldi välja toodud, aga kuna teema on aktuaalne ja siis kindlasti tulevikus järgmise programmi koostamisel kaalutakse ja kuulatakse ettepanekuid, kui peetakse vajadust, et see programmi realiseerimine võiks olla ülevaatlikum. Ja lühidalt minu poolt kõik. Aitäh! Palun, kas on küsimusi? Ma näen kolleeg Kinter, palun esimene. Mul on kaks küsimust. Esiteks, kuidas on see seotud Tartu linna arengukavaga, et minu meelest on Tartu linn võtnud väga õige suuna, et tegelikult kõik sellised dokumendid peaksid olema koos Tartu linna arengukavas. Ja teine on selline, võib-olla oli see sõnavääratus, aga siin oli juttu, et moodustatakse töörühm, kes hanke korras viib läbi, et need kaks asja nagu ei lanke kokku, et kui hange on, siis ikkagi nagu on see midagi muud. Jah, aitäh, hea küsija. Algan tagalt poolt, et ma ütlesin ilmselt, ma loodan vähemalt, et see nii ka kostus, et plaanis on kokku panna töörühm selleks, et koostada lähteülesande, kuidas ehk siis millisena üles ehitada siis välja kuulutatav riigihange selleks. Ja teine pool teie küsimusest on väga õige iseenesest ja nagu ma ka ennem põgusalt puudutasin, et see täitmise kava võiks olla selgem, arusaadavam ja siduda teda nii-öelda ka linna arengukavaga, samamoodi transpordi arengukavaga ja et need ühised tegevused oleks nii-öelda kattuvad, et ei tekiks nii-öelda dubleerimist. Aga kindlasti sellega tegeletakse tulevikus. Aitäh! Kolleeg Jüri Kõre, palun. Aitäh, lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud ettekandja. Selleks, et midagi uuest arengukavast, mida veel ei ole, miskit arvata, peaks natukene teadma selle praegult formaalselt kehtiva arengukava täitmise kohta. Et mul on päris kindlalt meeles, et selle kehtiva arengukavaga lubati, et ühtegi liiklusõnnetuse läbi juhtunud surma Eestis sellel perioodil ei saa olema. Mulle nagu tundub, et neid on olnud, ehk teiste sõnadega kõige peamine, kõige olulisem eesmärk olemasolevast arengukavast on täitmata, eks ole. Kindlasti on seal muudest valdkonnast ka täitmata asju, et
mul on väga raske seisukohta võtta selle ettepaneku suhtes, seda enam, et sellega hakatakse kulutama raha, kõigepealt muidugi selle programmi koostamiseks vajalikku raha, aitäh. Aitäh, hea küsija. Jah, kahetsusväärselt on nõnda juhtunud ja ei saa antud arengukavale ega ka muudele tegevustele ilmselt anda kunagi 100% garantiid, aga selge on see, et me kõik teeme tööd selle nimel, et neid õnnetusi ei juhtuks tulevikul ja selle nimel käib töö ja eelarvestrateegias on liiklusohutusprogrammi elluviimiseks ette nähtud seni 75 000 eurot iga-aastaselt ja majandusaasta aruande juurde on toodud ka iga-aastane tegevus välja, ehk siis kaasa arvatud käesoleva aasta, mis on lõppemas, on samamoodi planeeritud tehtud tööd ja tegemised välja tuua ja eelmisel aastal on ka siia toodud välja samamoodi eelnõusse, tehti neid tegemusi suurusjärgus 74 000 euro eest ja ei saa mööda vaadata ka sellest, et tegelikult liiklusohutusprogrammi täiendavad tegevused on kindlasti ka uute turvalisemate kergliiklusteede võimaluste rajamine, ristmike täiendav valgustamine, ristmike turvalisemaks ehitamine, et kui need tegevused kõik kokku liita, siis ilmselgelt on see eelarve suurem ja kindlasti me selle poole ka püüdleme tulevikus. Aitäh. Kolleeg Jüri Ott Salm, palun, esimene küsimus. Hea ettekandja, et see mõte, et kutsuda hanke lähteülesande koostamiseks kokku töörühm on väga hea, aga mul on siis küsimus, et kas see töörühm peaks enne koos käima, kui see otsus tuleb volikokku? Aitäh. Täna tegelikult me küsime luba uue liiklusohutusprogrammi koostamise algatamiseks. Ja kui see luba on olemas, siis loogika ütleb, et siis on panna mõistlik kokku töörühm, kes siis koostaks lähteülesande selleks, et kuulutada välja riigihange. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei paista, aitäh. Ja palun siis kõnepulti kaasettekandega linnamajanduskomisjoni esimehe Kadri Leetmaa. Palun. Head volikogu liikmed, hea oli kuulata samu küsimusi, mis kõlasid ka komisjonis ja mis sai ka läbi arutatud. Mitmed inimesed mäletasid mullust ja möödunud ja ülemöödunud liiklusohutusprogrammi koostamist ja samad küsimused olid üleval, et kas saab olla selline eesmärk nagu 0 surnut. Mäletan vaid eelmist, siis oli see küll nii, et ega ei oska nagu rohkem üle 0 ka pakkuda või ei oska tahta üle 0 ja eesmärgina. Ja oli ka see küsimus, et kas seda vaja on sellisel kujul. Mäletatavasti oli selline vastus, et paraku on see ka meie kohustus see koostada. Ja üldiselt diskussioon keskendus just nimelt jalakäijate ohutusele. Et kui juba koostada, et siis teha ka korralik analüüs selle kohta, et mis siis saavutati senise programmiga. Ja see diskussioon keskendus ülekäiguradade ohutusele ja jalakäijate ohutusele üldse. Ja üldiselt kokkuvõttes oli komisjon otsustas eelnõu toetada ühehäälselt. Aitäh. Aitäh. Kas on kaasettekandjale küsimusi? Ei näe. Aitäh. Sõnavõtu soove laekunud ei ole. Kas on repliigi soove? Ei näe. Lõppsõna soovi? Paluks. Ei näe sellist soovi. Panen hääletusele. Kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt? Palun käega märku anda. Kolm 38 poolt häält, kas on ka vastu? Ei ole, seega on otsus vastu võetud.